Saatele lükkavad käigu sisse Swedbanki kasko- ja liikluskindlustus. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Tervist, on laupäev ja Motomelu alustab. Tänases saates vastame teie poolt saadetud küsimustele kasutatud autode liisingu kohta, ehk siis kuidas saab soodsat kuumakset. Käime ära ka Rakveres, nimelt seal avati juhiuus Aquakart kardikeskuses ja loomulikult tahame ka meie nende kartidega sõita. Ja nagu eelmises saates lubasime, siis lennunduse teemadel tuleb ka üks lugu. Nimelt räägime piloodi paberitest, aga sellest kõigest juba lähemalt. Mõnusat vaatamist! Suured ATV-d on väga head tööloomad, nendega on mõnus vaba aega veeta, aga kuskilt peab ju lastel ja noortel see huvi tekkima ja täpselt sellepärast ongi loodud väikesed ATV-d. Praeguses loos räägimegi, mis asjad on need laste ATV-d, millistele lastele nad sobivad ja lähme teeme ka ühe proovisõidu. Laste ATV-d, kuidas nendega läheb, et kas nad on ka juba populaarsed või pigem on selline populaarsust koguv kaup? Ajalukku vaadates tegelikult Motobi sai alguse ikkagi laste ja väikestest ATV-de müügist, et täna me oleme 20 aastat turul olnud ja pigem on järjest suuremaks need mänguasjad läinud, et jah, tegelikult see populaarsus laste ATV-dest ikkagi vast alguse on kõigil saanud. Ja need ei ole mitte kuskile kadunud, vaid samamoodi nagu suurigi arendatakse muudkui edasi ja palju ägedamaks. Jah, et eks see elujärg ja tehnoloogia areneb nii palju, et kui meil vanasti olid 20 aastat tagasi, tõmbasime nöörist need kahetaktilised mootorid käima ja nad kuidagi liikusid ja olid sellised rauast kärakad, millel olid igas nurgas ratas all ja see amort ja vedrustus ei töötanud, siis täna on see pilt hoopis teine. Et siin on ergonoomiliselt, nad on mõeldud lastele, nende vedrustus on arvestatud laste kaaluga ja need mootorid on juba 4-taktilised ja mitte ainult karburaatoriga, vaid siis juba sissepritse mootorid, et käivituvad hästi ja käituvad gaasivajutusele ka nagu normaalselt, mitte suure viivitusega. Kui me toome võrdluseks vanasti, siis vanasti ei olnud ka elektrimootorid. Vanasti ei olnud elektrimootorid, aga nad on tulnud, et jääda ja laste ATV-de puhul on võib-olla see valik mõnevõrra lihtsam teha vastavalt sellele, kus kohas seda kasutatakse. Kas seda kasutatakse tiheasustusalas, ehk siis kus on majade grupid või majad on üksteisele lähedal, aiad on küll olemas igal majal, on ju, aga peale kuuseekki või elupuuekki on järgmine naaber ja ta küll ei näe sind, aga ta kuuleb kõike, mis su seal tagaaias toimub, et sellistes puhkudes ikka eelistatakse elektri-ATV-st. Elektri-ATV-l on äpp, millega teda juhtida või piirata, aga kui sa nüüd küsid, et kuidas see töötab, siis ma ei tea, ma kutsun selle, kes oskab sellest võib-olla lähemalt rääkida. Olimar, tule. Olimar on kõige targem 15-aastane CF Moto asjatundja ilmselt vähemalt Eestimaal ja ma annaksin jutujärje temale üle, kes räägib täpsemalt sellest laste ATV äpist. CF Moto äpiga saab kontrollida CF Moto laste ATV-d nii EV110 kui ka CF Moto 110 bensiinimootoriga. Põhilised funktsioonid, mida saab kasutada, on siis kiiruse piiramine ja geofence, ehk siis kui masin läheb mingist teatud piirist kaugemale, siis enam lihtsalt ei saa sõita taga, kuni ta piiris sees on uuesti. Nii et kas või see sama meie oma näide, kus ma oma lapsele õpetasin täna esimest korda ATV-ga sõitmist, lisab ju lapsevanemale päris head turvatunnet, et
Ta ei sõida 40-ga vastu puud, vaid ma saan selle piirata kiiruse 5 kilomeetrini tunnis ja hea mõnus kiiruset õppida. Seda küll, et seda masinat saab siis piirata 1 kilomeetrist tunnis kuni 45 kilomeetrini tunnis. Ja nagu sa ütlesid, siis seda on võimalik ka bensiinimootoriga masina puhul teha, jah? Ainult, et nüüd kiirusega on küll see, et bensiinimasina puhul kiirust ei saa muuta, aga geofence'i saab küll panna. Geofence on siis ala, mis saad äpist muuta, kus siis välja minnes masin automaatselt lülitub välja, kuni ta on uuesti piirides tagasi. Ole hea, räägi, kas ATV-ga on raske sõita või? Ei. Kerge? Jah. Ja nii vaikselt me maast madalast pihta hakkamegi. Poja, sulle meeldib, jah? Jah, väga hea. Tase ja targu ja mine see hullu tea varsti, millisel võistlusel me veel selle poisiga näeme. Selle äpiga ühendamine ega midagi ei ole üldse keerulist, et äppi saab tõmmata nii App Store'ist kui ka Playboy'st. Äpiga ühendamine on väga kerge, selleks on teil vaja ainult masina VIN-koodi ja saategi kohe ära ühendada ta. Me tulime Rakverre, sest värskelt avati Rakveres akvakardikeskus ja loomulikult seal, kus on mootorid, oleme ka meie. Aga enne kui me võidu sõitma läheme, uurime, kus siis selline mõte üldse tuli Rakverre kardikeskus teha. See hoone on ise pluss-miinus 10 aastat vana. Hoone nii-öelda esialgne otstarve oli igasugune pallimängude reketiga, sellepärast et mõlema siis omaniku tütred mängisid tol hetkel tennist. 10 aastaga on ajad muutunud, et ühel neist on kirg mootorispordi vastu olnud aastaid ja täna siis Albert Tamm, Raivo Tamme poeg, sõidab karti, sõidab kõrgel tasemel ja natuke sellest nii-öelda ajendatuna see kõik alguse sai, et teeme siia sisekardi raja ja täna on 310 või 320 meetrit nii-öelda Eesti kõige vingemat sisekardirada. Kardid siis on sodikart, ütleme niisugune üks põhibränd rahvusvahelisel tasemel, kes hobikartidega tegeleb. Need on teise põlvkonna elektrikardid. Päris äge süsteem ja et nad koostöös BSD-ga seda asja ajavad, see on muidugi selliste radade loomisel teeb elu palju lihtsamaks, sellepärast et nendel kartidel on, mida näiteks sisepõlemismootoriga kardil pole, sa saad nendega tagurdada, ehk kui sa seal kuskil ise piirdesse kinni jääd, vajutad nuppu alla, saad ka tagurpidi sõita. Ja siis, mis teeb selle sõidu huvitavaks, on boost funktsioon, ehk igal ringil on sõitjal võimalik 3 sekundit niisugust lisajõudu kasutada. Millal sa seda rakendad, millise strateegia peale sa oma sõidu üles ehitad, seda sa saad siin rajal õppida. Nii harjumatu on neid karte siin võidu kihutamas näha. Pilt on, aga häält ei ole. Ikka oled harjunud, et kui on võidusõit näiteks kartidega, siis on mõnus mürin, aga loomulikult elektrikartide puhul seda ei tasugi oodata. Ma vaatan, seda järelkasvu saab kasvatada päris madalast peale, et siin kõrval on ka väikesemad. Selle asja nimi on Kid Racer. Sellele kõige pisemale on veel võimalus niimoodi, et need on tegelikult kahekohalised, et kui laps päris ise ei julge peale minna, siis vanem saab sinna taha otsa peale istuda, esimest seda roolimist teha ja tegelikult keskusest rääkides, siis siin on veel pisematel, et meil seal on küll praegu inimestel niisugune tantsuala, aga on ka need tavalised väiksed akuautod, niisugune liikluslinn ja lisaks kardikeskusele siinsamas, see on ju tegelikult, me oleme küll nii-öelda akvakardi alal, aga tegemist on akvaspordikeskusega, siin on veel jõusaalid, squashi saab mängida, et see spordikeskus on väga multifunktsionaalne ja kasutatav ja tõesti, tuled ise siia võib-olla mingit muud trenni üldse tegema, tuled akvaspaasse puhkama, käid siin trennis ära, tuled karti sõitma, mida iganes, selles mõttes on tore, et just siin Virumaa piirkonnas on selline võimalus. Kuidas on võrrelda need, kes on võib-olla tavalise hobikardiga sõitnud, et on üldse võrreldav see elektrikardiga? Tead, elektrikart teeb sõitmise lihtsamaks. Üks hästi oluline asi, mida inimene ise ei pane tähele, et kui sul on see sisepõlemismootoriga kart, siis selle kardi kaalujaotus on sedasi, et mootor on ühel küljel
ja ühele poole keeramine tegelikult on raske. Elektrikaardiga on see kaalujaotus võrdne, kahel pool sind on akut, nii nagu ka elektriautol, see raskuskese on madalal. See minek on päris särtsakas ja siis veel neile, kes käivad ja osalevad ja sõidavad palju, siis ma peast ei oska nüüd öelda, kui mitu sessiooni sa pead ära sõitma, aga siis sa saad pro tasemele, siis sa saad sellele kaardile kiirust juurde ja kõike seda ajavõttu on võimalik kodulehelt igasugu asju jälgida, teha, kus maal sa tabelis oled ja ega ka hobikartidele on ka rahvusvaheline SVS-sari, kus siis peagi on ka see Rakvere kart üks nendest radadest, kus saab ennast nii-öelda käia proovile panemas ja tegelikult on varasemalt eestlased osalenud siis nendel hobikardi maailmameistrivõistlustel, aga selleks jah, tuleb kardikeskuses käia ja harjutada ja sõita. Aga enne, kui me saame kardiga kihutama hakata, loome endale konto, sest me tahame ju kindlasti siia veel tulla. See on äärmiselt lihtne. Lisad siia oma andmed ees, perekonnanimi või telefon ja mis veel äge on, sa saad teha ka pildi endast, et su profiil oleks ikkagi täiuslik. Meil läks ikka kohe võistluseks, no ma räägin. Ma ei saanud nii pikalt mööda, aga mis oli äge, et üks noormees tegi spinni seal. Kohe hops kartide loog automaatselt maha, ekraani peale, display peale, mis roolil on, kohe tulid kollased lipud, et oht on tee peal, kõik võttis kohe kiiruse maha ja nii kui see oht möödas oli, automaatselt tuli kartidele kohe hoog juurde. Aga jumala väsitav, aga nii äge, noh. Adreka tõmbab ikka täiega ülesse. Kes päriselt tahab ägedat elamust, võtke sõbrad kaasa, sest praegugi kohe tekib see äge võistlusmoment ja saad aru, käed värisevad, pulss on laes, nüüd tavai, hops, Rakvere. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Sõida Swedbanki netipanka, sest meilt saad tavalisest laiema kaitsega kasko ja hea hinnaga liikluskindlustuse. Head sõbrad, nüüd teeme küll midagi teistmoodi, sest et ei juhtu just ülemäära tihti seda olukorda, kus saatejuht saab oma saadet juhtida pilvepiirilt. Kuna mul on piloodipaberid kenasti taskus, siis miks mitte seda privileegi ära kasutada. Oleme teile ette valmistanud 3 lendamisega seotud lugu ja mul ongi hea meel esimene neist nüüd sisse juhatada. Räägime teekonnast piloodipaberiteni, kui keeruline ja kui huvitav see tegelikult on. Lennundus on selline emotsionaalne ala. Siin läheb mõnel väga hästi, mõnel väga halvasti, on rõõme, on muresid, on kõiki asju. Aga lennunduse puhul on see, et kuna siin on nagu vaeva ja tööd päris palju, siis et see asi üldse nagu kuidagi liiguks, siin peab olema väga palju sellist romantilist ja kirge ja tahtmist lennata. Tõsid on, et ega ilma kire ja tahtmiseta ei sünni siin midagi. Ja no eks see lendame üks selline paras haigus on, et sa ikka pead mingi aja tagant oma selle nii-öelda kaifi laksu kätte saama, muidu on ikkagi midagi väga valesti ja midagi on ikka tohutult palju puudu. Piloote just ei ole maailmas väga palju, et väidetavalt 0,03%, ehk siis üks inimene iga selline 3-4 tuhande inimese kohta, seega ka kuuluda sellesse vägevasse vähemusse on kindlasti omaette suur väärtus. Ma alati, kui meie kooli tuleb mõni uus õpilane, siis ma teen selle väga lihtsa testi, et kas ta on lennunduse inimene või mitte. Ma küsin, kui sa kõnnid tänaval ja sa näed pea kohal lendavast lennukit, kas sa jääd seisma ja saadad pilguga taha nii kaugele, kuni sa näed, ta läheb maja taha ära ja siis kõnnid edasi. Kui ta teeb niimoodi, siis ta on materjal. Ehk siis sa tahad päriselt lennata. Kuidas saaks ühest inimesest, kes tahab piloodiks hakata,
kuidas saab temast piloot? On üks selline lühem tee ja natuke pikem tee. Lühem ja konkreetsem tee on see, et teha sisseastumiseksamit Tartusse lennukooli ja saada lenduriks, käia seal 4 aastat koolis ja minna kuhugi tööle, kui on tööd. Tavaliselt ikka midagi ikka on. Ja siis on selline keerulisem variant, ütleme, kes pole sinna sisse saanud ja nüüd hakkab pihta see fanatismi maailm. Kas sa tuled nüüd mõnesse meie lennukoolidesse? Meil on päris mitu lennukooli Eestis tegelikult. Sa algul saad eralenduriks, sa teed endale ööpädevuse, siis sa õpid natuke juurde, teed instrumentaalipädevuse, siis sa õpid veel natuke juurde, sinust saab ametlendur, siis sa korjad oma lennutunde, siis saab juba oma sellist CV-d näidata mõnele suurele lennufirmale. Aga väga palju inimesi on sellised, kes ei tahagi mitte suurde lennufirmasse minna, vaid tahavad lihtsalt enda huviks, enda lõbuks lihtsalt ringi lennata, lihtsalt näha seda maad ülevalt. Ja just need inimesed, kes tahavadki pilvede vahel liuelda, vaadata ülevalt seda ilusat loodust, nautida neid vaateid, aga ei taha seda teha tööna, neist saavadki erapiloodid. Räägime näiteks nagu minu lennukooli baasil. Me alustame iga aasta oktoobrikuus teooriaga. Me anname sellise kena ilusa pakki õpikud inimesele. Nüüd sa kodus loed need raamatud läbi. Me anname tunniplaani. Me kohtume umbes 2 korda kuus ja siis me istume 2 päeva, 2 pikka päeva koolis ja räägime selle õppeaine uuesti täiesti pulkadeni läbi, kellel on küsimusi tekkinud, kellel on mingid mõtteid, siis sama seminari teisel päeval me teeme koolieksami ja paralleelselt sellega siis on see lendamine. Eestis on otse loomulikult täpselt nii nagu mujalgi Euroopas, et tuleb läbida vähemalt 45-tunnine selline miinimum lennukursus. Kokku on üle 20 erineva kadalipu, mis tuleb teha, et juba ainuüksi raadioside puhul oli veel lisaks 5 eksamit, sulle tehakse veel kaitsepolitsei taustakontroll, erimeditsiiniline kontroll ja nii edasi ja nii edasi, et see teekond tuleb tunnistada päris pikk. Ja kui kõik need asjad on kenasti tehtud, siis palju õnne, sa oledki saanud piloodiks. Ja nagu meile koolis öeldi, siis meie ei õpeta teid lendama, vaid me õpetame teid ellu jääma. Lendama õpite juba hiljem ise. See on väga õige lause. Me just ellu jääma ja me turvaliselt ellu jääma. See, no lihtsalt ellu jääma on võimalik niimoodi, et sa ei lähegi lendama. Siis me oleme nagu justkui selle lendamise ära õpetanud, aga me õpetame ellu jääma lennates. Kui lendamise oskus on asi, mis ei ole lõpuni õpitav. Me õpime elu lõpuni ikka veel juurde. Me saame mingi taseme, kus me enam-vähem saame hakkama, aga ei ole olemas sellist lendu, kus ma võiksin enne lendu öelda, et mehed 100%, mitte midagi ei juhtu. Seda ei saa mitte ükski kapten ega ükski piloot iialgi väita. Jääbki alati see inimlik tats selle asja juurde, sest ega jumal pole andnud inimesele tiibu, ega pole meid õpetanud lendama, ega pole andnud meile võimalust maast õhku tõusta. Me tõuseme maast õhku tegelikult tänu oma ajudele. Me oleme õppinud füüsikat, matemaatikat, kõik materjali ehitust, kõike seda. Aga selle on kõik inimesed välja mõelnud. Aga kõik, mis on inimeste poolt välja mõeldud, on tegelikult inimlik. See ei ole veel täiuslik. No ma julgeks öelda, et see protsent on mingi 15–25, kes teevad selle protsessi lõpuni. Sellepärast, et ikkagi inimesed tulevad oma mingisuguse vale kujutelmaga, et see kõik on ainult üks romantika ja lillepidu ja lendame ja kõik on väga tore. Ei. Teooriaklassi tuleb meil iga aasta keskmiselt 10 inimest. Me anname iga aasta jõulupeol tiivad sellise märgi, kes on saanud paberi kätte umbes 5–8 inimesele. Selline number, eks selline protsent on nagu juba olnud viimane 20–25 aastat, nii kaua kuni me siin oleme seda kooli pidanud. Kui rahast rääkida, siis kui mina alustasin, räägime miinimumhinnast, ehk siis see on, kui sa suudad kõik selle läbida miinimumprogrammiga 45 lennutundi, siis lennuki puhul oli see kuskil selline 14–15 000 eurot plus käibemaks kopteril, aga võrdluseks 48 000 plus käibemaks, nii et need vahe on päris suur selle 2 erineva lennumasina piloodiõppe puhul.
No aastate jooksul Eestisse on päris arvestatav hulk neid piloote kogunenud, aga mis neist nagu edasi saab selles mõttes, et fakt on see, et lennuk on kallis, kopter on kallis, kõik ei jõua ju seda osta, aga lennata tahaks ja lendama justkui ka nagu peaks, et mis neist saab siis? Saab niimoodi, et need, kes tahavad, need lendavad. Sellepärast, et õhusõidukeid on meil küll. Ma mõtlen erakätes ja väikesi masinaid ja iga õhusõiduki omanik on huvitatud sellest, et tema masin võimalik palju lendaks, sest meil on kõigil püsikulud masinatega. Ehk siis lennukit või kopterit on alati võimalik rentida. Infopäeva ja esimese seminarini on nüüd küll pisut aega jäänud, umbes täpselt üle poole aasta, aga äkki kellelgi on juba täna huvi, kas tal on mõtet teiega üldse ühendust võtta? No mõtet on kindlasti. Koduleht on väga lihtne, see on nagu meie pikk lennukooli nimi Nordic Aviation Academy, siis me oleme sellest teinud 3 tähte ainult naa.ee ehk siis naa.ee kodulehel on kõik info olemas, võtke meiega ühendust, me anname teile esimesed vihjed ja kohtume sügisel. Selle loo tegemise käigus jätkus muidugi mõista juttu oluliselt kauemaks, kui meil eetriaeg seda kõike võimaldab, seega oma YouTube'i kanalile laeme üles juba oluliselt pikema loo. Õige varsti on eetris juba järgmine lugu sellest sarjast ja siis räägime helikopteritest ja lennukitest kui erakätes olevatest transpordivahenditest. Meile tuli väga palju kirju kasutatud autode liisingu kohta, et kuidas siis saab autoportaali kaudu soodsamat kuumakset, et teeme siis selle asja uuesti selgeks. Autoportaaliga on väga lihtne, et kui kuulutus on tasuta meie süsteemi lisatud, siis me tegelikult juba automaatselt arvutame välja soodsama kuumakse, mis sellele autole pakkuda saab. Ja vastavalt kliendi valikule, kas ta siis on liising või laen, et kuidas kliendile paremini sobib. Ja ma saan aru, et küsimusi oli palju nüüd selle meie kasutatud autode liisingu kampaania peale, mida me teeme koostöös Coop liisinguga. See tõesti on Eesti oludes eriline pakkumine, ehk see tähendab seda, et koostöös Coop liisinguga siis 5-aastase liisingu perioodi puhul me jätame auto jääkväärtuseks 40%. See tähendab siis seda, et kuumakse tuleb tegelikult natuke soodsam kui tavalise liisingu puhul. Ja jääkväärtus natuke kõrgem. Ja näiteks see sama Renault sinine Clio siin, selle auto saab näiteks 130 euroga kuus. Kuidas see protsess välja nägema hakkab, et kui ma nüüd leian autoportaalist endale sobiva auto, kuidas ma siis saan selle kõige parema pakkumise? See on kõige lihtsam, et kui oled juba auto endale välja valinud, siis meil tegelikult auto vaates me juba kuvame automaatselt kõige paremat pakkumist, mis saada on. Et on vaja vajutada ainult taotle nuppu, panna oma andmed sisse ja me suunamegi kohe sind õigesse kohta ja seal on vaja liisingu taotlus lõpuni teha ja ongi finantseerimine käes. Kas ma saan sorteerida ka kuumakse järgi näiteks, et ma tahangi, et ma tean, et ma üle 200 euro kuus ei taha auto eest maksta? Et oleme ka selleks loonud võimaluse, et meie filtrist saab valida ka autot kuumaksu järgi, ehk panna sinna näiteks otsing kuumaksu järgi ja maksimaalne kuumakse 200 eurot ja siis me väljastame kõik autod, mida saab 200 euro eest kuus. Kas need tingimused kehtivad ainult kindlate esinduste autodele? Just see teebki eriliseks selle pakkumise, et seda me pakume kõikidele autodele. Näiteks sina, Kairi, kui tuled, paned oma auto meil autoportaali tasuta ülesse, siis see kehtib ka sinu autole. Et seal on küll väiksed piirangud läbisõidu ja aasta osas, aga see kehtib ka eraisikust auto müüja puhul siis. Veel üks oluline nüanss, mis meie liisingu pakkumise puhul kehtib, on see hind, mida me seal näitame. See ei ole nüüd päris hind alates, vaid see on päris see kuumakse, mille eest selle auto saab. Ehk see ei muutu 10 eurodes siiapoole või sinnapoole. Et see on päris pakkumine. Kuumaksu vahe tuleb päris märkimisväärne ja kes soovib saada endale madalat kuumakset, tasub kindlasti tulla autoportaali vaatama ja sealt omale siis liising ära vormistada. Kui ma ei soovi liisingut võtta, näiteks laenuga autot osta, kas siis saab ka kuidagi parema hinna? Jaa, kõige soodsam viis autot finantseerida on liising, aga kui mingil põhjusel klienti peaks soovima liisingut kasutada, soovib selle näiteks varem välja osta või kasutada väiksemat summat, siis on meil ka laenupakkumised täitsa olemas.
Saade selleks korraks läbi. Aitäh, et vaatasite ja nagu ikka, minge vaadake meie sotsiaalmeediakanalid üle, nii Instagram, Facebook. Me oleme nüüdsest ka TikTokis täiesti leitavad. Aga teiega kohtume juba järgmisel laupäeval, nii et mõnusat nädalavahetust.